Saadet toetab Valentines. Kas kõik klapib? On kõigil klapid? Kõigil on klapid. Ja aeg klapib. Aeg klapib. Kas me oleme siin kõik täna? Kas meil klapib? Või mõni mees on eile siin? Kui mõelda sellele, mis päev on täna, siis me saame aru, et me ei ole siin eile olnud. Ja me ei ole ka siin homme. Kuid see oli niuke detsembri huumor. Talvine, aga karge ja selle eest. Ja Peeter on meist kõigist täna targem, sellepärast, et ta on täna meist kõigist vanem ja ta on tulnud siia üksi enne meid 3 raamatuga. Ja on pesnud plaadid puhtaks seest nii väljast ja siis räägib rahvale, et mis siis juhtus. Mis siis juhtus? Sõites täna siia poole nägin metsatukka ääres jänesepoissi, kel oli juba jõulumehe müts peas. Küsisin ära panuksega, küsides ta käest, mis seisad siin, sõber, jänes, punkt. Nürimees. Ütles ta, olen te valmis. See 8 ood oli seal, ood. Ja kes näevad stuudiosse nagu vastasmaja elanikud, näevad, et meil on punased mütsid peas, kõigil on valged habemed ees ja me teeme meie esimest jõulusaadet. Jõuluteemad läbivad täna ka kõiki meie muusikapalu ja nagu seda meie esimestki muusikapala, kus Üllar Jörberg laulis jõulunaisest, kuradi jõulunaine ja ka suures osas on reklaamid tänases saateski seotud jõuluga nii või teisiti. Mida täna võib oodata sellelt saatelt, ei tea. Kindlasti tuleb terve rida kirjavastuseid. Kirjalikult, kes aru said, me ei vasta täna ühelegi kirjale suuliselt, vaid me vastame kõikidele kirjalikult, sellepärast võib tekkida eetris ka hetkeline vaikus, kui me kirjutame. Samal ajal me ei räägi, kui me kirjutame. Tänane saade on võib-olla mõnes mõttes erinev. Ma pean uuesti hakkama. Tänane saade on võib-olla selles mõttes natukene erinev, et täna meil huumorin rubriiki nagu tavaliselt ei ole. Aga selle eest meil on paar huvitavat rubriiki, nimetagem nagu mureminutid. Ja vaaria. Ühe A-ga, vaaria. Miks me ütleme 2 A-d või 3 isegi kõlab? Ei tea, koma, ei tea, punkt, ei tea. Saaks pikema lause. Nii, aga me oleme vist teinud mingil määral number 63, number 63 buss on just valgusfoori taga ja ma arvan, et aeg ongi selline, et võiks teha väikse muusika ja minna seal niimoodi, et Tarmo tahtis veel öelda. Ja ma tahtsin öelda seda, et järgmine pala on ka jõulutemaatiline ja selle otsetõlke on teinud Hannes Võrnu, kes toob ka selle laulu, ütleme niiviisi, üldise mõtte teie kõrvadesse. Ja selle laulu, järgmise ettekantava laulu autor on olnud kogu aeg koolipõlves see poiss, keda on alati noritud, sest ta ei ole ennast peale kehalise kasutuse tundi pesnud, on läinud kohe dressidega järgmisesse tundi. See on see sama poiss, kes pidevalt pandi koristuskappi kinni. Just, ja kellele pandi hari läbi varrukate ja munaks süüti teda. Ja kutsuti munaks. Sellest poisist on see laul ja see laul on tehtud natuke lühemaks, kui ta alguses oli. Ja veel nii palju ütlen, ma mäletan hästi, see on see sama poiss, kellele panin mina ühe väikese kiilaka ja peale seda ta kohe kirjutaski selle laulu ja nüüd kuulame selle loo ära. Ta on tehtud lühemaks tuletan veel meelde. Eurovariant.